Oi tere! Tšau kõik karvased ja sulelised. Kokakapa siinpool. Kas teil on kõht tühi või? On või? Ärge muretsege, mul on teile täpselt õige retsept. Mis me siis täna teeme? Ma mõtlesin, et võiks teha midagi lihtsat ja Ameerika pärast, mis kõigil hästi välja tuleks. Seepärast olengi otsustanud, et teeks täna õige mõnusat filminäksi maisi. Ja mida meil siis selle jaoks vaja on? Otse loomulikult on meil kõigepealt vaja selle jaoks maisi. Siis on meil vaja tavalist võid, meil on vaja soola, pipart ja meil on vaja ühte panni ja tavalist koduahju. Alustame siis. Esiteks on mais vaja lehtedest paljaks koorida. Kõige parem tehnika minu meelest siin, et sa poorid lihtsalt seda maisi nagu banaani siit ülevalt tuti juures siit võtad ja ükshaaval siin tõmbad siin kõik lehed ilust ära, hopste ja siis saad siit alt selle otsa ära murda. Ja lihtne, ei ole üldse raske. Hopste, karvad nopime ka siit ära. Osad maisid on ikka jõle karvased, maisid on nagu inimesed ja osad on siin karvasemad, osad mitte. Pole hullu, alati saab karvu eemaldada. Enne kui me lähme järgmise sammu juurde, paneme veel ahju sooja 200–210 kraadi juurde. Ja nüüd siis oleme jõudnud minu lemmiku osani. Me võtame või kätte ja kõik need maisid peame ülenisti ära siis võitama. Täpselt nii lihtne see ongi. Kindlasti tuleb korralikult võitada, ühtlaselt, ilusti kõik sisse määrida. Võite teha niimoodi. Ma tean, et paljud poisid kindlasti on aastaid juba harjutanud seda liigutust. Nii et siin ei ole mitte kuidagi rasket. Ja võtame ikka uuesti veel võid ja määrime ilusti kõik sisse ilusti. Ilusti kõik, ilusti. Tüdrukud saavad harjutada eluks vajalikke oskusi, kuidas süüa teha. Jaa, täpselt nii, näete jah. Siin tuleb ikka korralikult teha, on ju. Ei ole mõtet viilida. Mais peab ikkagi korralikult õlitatud olema. No nii, nagu te näete, siis mina olen kõik oma maisid ilusti mõnusalt libedaks võitanud siin. High five! No nii, lähme siis edasi meie järgmise sammu juurde. Nüüd, mis teha tuleb, väga lihtne. Võtame kõigepealt soola, siis pipra ja palame kõik maisi nendega üle. Väga lihtne. Midagi keerulist siin ei tohiks olla. Veidi pipart. Vaadake, et te liiga palju ainult ei pane. Muidu on pärast keelel kibedad. Keerame maisid teistpidi ka, et tähtis on ikkagi, et kõik oleks ühtlaselt maitsestatud. Muidu on pärast ühel pool ainult on hea maitse ja teisel pool ei ole. Ja mulle meeldib ikkagi asju korralikult teha, et võtame veel kord siin maisid kätte ja määrime kõik ilusti maitseaineid sisse ka. Ei ole vaja karta siin oma käsi määrida. Ja määrime ilusti kõik veel siin sisse. See sool ja pipar siin tungib maisi terade vahele ilusti. And I think we are ready. Lõpp ei ole üldsegi mitte kaugel. Nüüd me lihtsalt paneme maisi ahju. No nii. Maisi hoiame siis ahjus 30–40 minutit ja te tunnete ka mõnusat maisi lõhna ja kuulete kerget
krõbinat. Selge? Very nice! Ja senikaua siis võite teha mida iganes te soovite. Siin on teile näiteks üks näide. Ma arvan, et palju pole enam jäänud, tead ma siin juba kuulen, kuidas mais ilusti krõbised ja lõhnab ka juba päris hästi. Ma ei jõua enam ära oodata. Ma arvan, et on aeg. Ettevaatust, pliit on tavaliselt väga põline. Krõbisevad veel siin vaikselt ja ja kui te vaid tunneksite seda lõhna. Nonii. Siin ta meil ongi. Päris kaunis, mis? Võite oma maisi serveerida mitut moodi. Mulle näiteks isiklikult meeldib seda süüa koos hot sauce'iga või siis senikaua, kuni mais veel kuum on. Üks väga hea nipp, pange maisile juustu peale, siis ta sulab ilusti maisi peale ja pärast on mõnus soe nätsutada. No kiisu! Nüüd, kus toit on valmis, nüüd sa tuled uuesti siia, jah? Korrat. Ja siin ta meil siis ongi ideaalne snäkk filmi vaatamiseks, mida on hea mõnus nosida. Njam, 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 njam. No, I ain't let it